Ta võib küll välja näha nagu vanaema, aga Florida võimude sõnul on ta külmavereline tapja. Tule! Tule! Mis juhtus? Susan Avalonit süüdistatakse tapmiste seerias, kus ta võttis elu mitte ainult ühelt, vaid kahelt oma endiselt abikaasalt. Ta ütles, et vist nad tabasid ta endise naise, kui ta läks Panera Breadi ja varastas kaasavõtukotte. Meil on äsja avaldatud kehakaamera salvestis, mis näitab mitte ainult tema arreteerimise hetke, vaid ka olulist vihjet, mis uurijate sõnul aitas selle juhtumit täielikult lahendada. Me uurime seda juhtumit, esitaja on Law and Crime. Minu nimi on Chris Stewart. Tapjad võivad olla igasugused ja sa ei tea kunagi, mis kellegi elus toimub või mis nende peas toimub. Susan Avalon kandis väidetavalt endas nii sügavat kibestumist, et pöördus hirmutaval moel vägivalla poole. Oleme teiega selles loos. My shoulders hurt. See juhtus vahetult enne seda, kui korrakaitsjad Susan Avaloni üles leidsid. Tule nüüd! Mis juhtus? Näitan teile tema arreteerimist veel veidi aja pärast. Aga enne kui me selleni jõuame, peame rääkima õudusest, milles seda naist süüdistatakse. See uurimine algab vaikselt nädalapäeval ühes kodus Manatee maakonnas, Floridas. See pole kaugel Tampast. Manatee maakonna hädaabi, mis on hädaolukorra aadress? Tere, ma olen aadressil. Ma ei tea, mis just juhtus. Ma kuulsin koputust uksele, mu isa vastas uksele ja ma kuulsin püssilaske ja mu isa jooksis trepist üles. Palun saatke kohe abi. See on 15-aastane tüdruk, kes peidab end oma kodus. Hetked pärast seda, kui tema isa tulistati esiukse juures. Ja siin on, mida ta ütles häirekeskuse dispetšeritele sellest, mida ta nägi. See oli nagu rubedane kaubik, mis kivutas minema. Ja seal oli inimene, kellel oli suur vandekott, milles tõenäoliselt oli reliv. Ja see inimene kandis halli kapuutsiga pusa. Nad tundusid lühikesed, võib-olla umbes 5 jala pikkused. Ja nad ütlesid umbes nii, mu isa kutsub mind. Ära pane end sellisesse olukorda. Ma helistan hädaabi numbrile 911. Ma ütlesin sulle, et ära tee seda. Ma ei tea, kas nad on ikka veel majas või mitte. Kas sinuga on kõik korras? Mind on tulistatud. Sa teed nalja, vabandust. Mu isa on tulistatud. Aga kuhu teda tulistati? Vabandust, mida? Kuhu teda tulistati? Rindu, hei. Hello. Mis on? Viiga? Ma armastan sind. Ma olen häirekeskusega ühenduses. Ma armastan sind. Olgu, mida ma vajan, et sa teeksid, on võtta puhas kuiv riie või rätik ja asetada see otse haavale, eks? Olgu. Ma olen riie. Ei, puhas kuiv riie või rätik. Olgu, mida ma teha saan? Olgu, ma tahan, et sa paneksid selle otse haavale ja suruksid tugevalt peale. Mina olen California. Ja, mis see on? Ma teen seda. Okei, ma vajutan alla. Okei. Ma tahan, et sa lihtsalt hoiaksid seda all, okei? Kas kahtlusalune on ikka veel seal? Ma ei tea. Juksa Kodju. Kas sa saad küsida oma isalt, kas kahtlusalune lahkus? Ma nägin, et ta lahkus. Kas ta lahkus? Kas ta on majas? Dressi bluusis, maskiga, Panera kotiga. Panera Cut. See on kummaline asi, mida mõrvar kaasas kannab, aga see on oluline vihje. Ja šerifi asetäitjad ning parameedikud tormasid sellesse majja. Seal laitsid nad helistaja isa, 54-aastase mehe nimega David Scott, ja teda oli tulistatud. Siin on uurijate video sündmuskohalt. Ja nad ütlevad, et kui Scott võitles oma elu eest, ütles ta uurijatele, kes teda väidetavalt tulistas. Küsimused, mida šerifi asetäitjad temalt küsisid, olid järgmised. Kes võis sulle seda teha? Ja ta ütleb, et võib olla minu endine naine. Scott viidi kiiresti haiglasse ja seal ta suri.
kuid oma viimaste hingetõmmetega maa peal juhatas ta politsei väidetavalt oma tapja jälile, kelle kohta politsei hiljem teada sai, et ta oli juba enne Scotti uksele ilmumist väidetavalt kellegi tapnud. Ja selle naise nimi on Susan Avalon. Ta oli varem Scottiga abiellus, ta on 51-aastane naine. Ja lisaks Panera kotile ning ohvri isikut tõendavale dokumendile ütles 911 helistaja, et see, kes tema isa tapis, sõitis hõbedase kaubikuga. Ja mida politsei tegi? Nad vaatasid, milline sõiduk oli registreeritud Susan Avaloni nimele ja see oli Honda Odyssey, väike buss. Värv oli hall. Politsei sai peagi aru, et väidetavalt ei tapnud Susan Avalon ainult üht endist armastatut. Teda süüdistatakse ka teise endise partneri tapmises samal päeval. Ja ma räägin sellest kohe lähemalt. Keskendudes sellele Manatee maakonna juhtumile, otsis politsei, kas läheduses on mõni kohalik Panera Breadi kohvik. Ja nad leidsid ühe vaid 1,5 miili kaugusel kuriteopaigast. Nad vaatasid selle restorani turvakaamera salvestisi ja seal väidetavalt nägid nad Susan Avaloni sees. Ta ütles, et ma arvan, et nad tabasid ta endise naise minemas Panera Breadi ja varastamas kaasaostukotte. Millal? Täna, ma arvan, enne seda. Ja see ongi see, keda kahtlustatav kandis. See on tema Panera kandekott. Nad lähevad kohalikku Panera Breadi, mis asub umbes 1,5 miili kaugusel sündmuskohast. Ja nad näevad kahtlusalust. Siseneb Panera Breadi, läheb sinna, kus asub toidukullerite lett, kuhu Uber Eats ja DoorDash tavaliselt lähevad. Võtab Panera Breadis toidu ja lahkub. Ei maksa selle eest. See ei ole tema oma. Ta otsustab lihtsalt, et see on tema viis esiukseni minna. Meil on numbrimärgi lugeja, mis tuvastab kahtlusaluse auto. Avalon oli olnud David Scottist lahutatud 11 aastat. Ja viis, kuidas politsei sai teada, et ta oli väidetavalt samal päeval veel kellegi tapnud, on kõhedust tekitav. Politsei sõnul läksid nad Susani koju, mis asub Citrus County's, Floridas. Ja kui nad ootasid läbiotsimisluba, et majja siseneda, nägid nad, kuidas ta majast välja tuli ja hõbedasse mahtuniversaali istus. Ja tema käes olid väidetavalt pleegitaja ja kaltsud. Nii et politsei liikus edasi, et ta arreteerida. Mis juhtus? Tule nüüd. Astu tagasi, võta. Kata tagauks, pole probleemi. Nüüd, mida te selles kehakaamera videos ei kuule, on see, mida ta väidetavalt politseile ütles, kui neilt küsiti, kas ta tappis oma endise abikaasa sel hommikul. Nii et me jõuame Citrus County majani ja näeme tema autot. Seda autot, mida me usume olevat selle mõrvaga seotud sõiduk. Me istume ja ootame, et Citrus County meid aitaks. Me kirjutame läbiotsimisluba, teeme kogu vajaliku paberitöö, mida peame tegema, et sellesse majja siseneda ja kahtlusalusega rääkida. Ta tuleb välja. Ta tuleb majast välja valgendi ja puhastuslappidega. Ta istub hõbedasse Odyssey autosse ja hakkab autot puhastama. Me läheme tema juurde. Detektiivid annavad talle teada, et nad on seal, et rääkida tema endisest abikaasast. Ta küsib, kumb? Tsitaat. Kumb? Uurijad teadsid sel hetkel ainult mehest, keda ta väidetavalt oli samal päeval Bradentonis, Floridas ja Manatee maakonnas Panera kotiga tema ukse eest tulistanud. Nii et nad mõtlesid sel hetkel, kes veel võiks hädas olla, kes veel võiks olla surnud. Nii et nad otsisid üles inimesed, kes olid Susan Avaloni lähedased ja said aru, et peavad kontrollima veel üht tema endist armukest. See oli mees nimega Tommy Fletcher ja ta elas Tempas. Aga me usume, et juhtus nii, et ta lahkus sel hommikul Citrus County'st, ta sõitis Hillsborough County'sse, ta tappis esimese ohvri, kelleks oli tema teine endine abikaasa. Ta sõitis üle Skyway silla Manatee County'sse. Ta läks Panera Breadi, kus ta võttis need esemed, millest me rääkisime, ning suundus oma teise või esimese endise abikaasa koju, kes oli teine ohver. Ta koputas uksele ja tulistas teda. Sest see šerifi abi peab minema. On külm. Ma hoolitsen selle eest, et minu oma oleks sinu jaoks natuke soojameks. Okei, ma saan aru, et meil läheb tõesti halvasti. Jah. See on okei. Mulle meeldib see. Ma minestasin inimese nädalavahetuse, ma ei tea. I passed out fast last week and hurt my leg. Aga me.
Sa lähed. Mul on kahju, et see juhtus. Hästi. Kas nüüd on natuke soojem? Kas see sobib sulle? Jah. Okei, täiuslik. Õige. nii et Avalon oli nüüd vahi all ja isegi kui ta oli väidetavalt 2 inimese tapmise eest kinni peetud, kurtis ta, kui külm on detsembris Floridas ja kui ebamugav tal on samal ajal, kui see politseinik valmistus teda vanglasse viima. Me tuleme teie juurde kohe. Siit kaudu. Siin on see, mida Avalon ütleb, kui ta jõuab maakonna arestimajja. Ja jah, ta ikka veel kaebab. Oota korraks, ma pean selle korda tegema, sest see on liiga lõtv. Nüüd, Susan, ma vajan, et sa lõpetaksid käte liigutamise. Ma ei saa su käeraudu parandada, kui sa kogu aeg käsi liigutad. Olgu. Nii, valmis. Kõik on korras, sa oled valmis. Me läheme otse sinna, jah? Sarange, aitäh, ma teen selle ise. See on sees. Sa võid oma käed peale panna. Saara. Siis väikese siia poole. Ma toon sulle ühe. Noh, ma vaatan, kas mul on siin kuskil tekk, mida sulle anda. Olgu. Ei, see on üks. Me läheme teise auku. Jah, ma ütlen sulle, kui see töötab. Sa kõnnid otse minu poole. Walking straight for me, okay? Okei, ma ütlen, et see on alati 17. Alla, me läheme otse selle Obama juurde. Palun väga. Oota, ära unusta Sergeid heristada. Ma ei unusta. Me oleme juba sees. Okei, jah, ma olen siin näinud seda koos veega sinu jaoks. Ja no ootama lisa kuni sinuni. Teil on kõik olemas. Tšää! Jah, alasti. Vaatan, kas ma saan teised kaetud. See on küljel. Nüüd see tuleb. Kas sa saad mu telefonile helistada? Ei, ma ei tea. Vaheta. Seos ongi, jah, ma tean, jah. Okei. Midagi on südames. Aga sa tead... Sa ei ole minu nimekirjas. Ole rahulik. Okei, kõik on korras. Ja.
Lasen, ma lähen toon oma telefoni ja siis saad sinna ukse avada. Seda. Siin ongi korras. Mis see palutab? Mul on siin pool palju kuuliauke. Nüüd on raske öelda, kas Susan Avalon siin vaatab alla ja ohkab, sest ta hakkab mõistma, mida ta väidetavalt teinud on ning seda, et talle esitatakse süüdistus 2 mehe mõrvas ja ta ei pruugi enam kunagi vabadusse pääseda. Või on asi hoopis selles, et tal on lihtsalt ebamugav, sest ta ütleb, et tal on terviseprobleemid. See on pilt Susan Avalonist, kes ilmub kohtusse Tampa kohtuasjas. See puudutab Timothy Fletcheri surma, kelles Susan Avalon väidetavalt tappis enne, kui sõitis Manatee maakonda ja tappis oma teise endise abikaasa David Scotti. Susan Avalonile on esitatud süüdistus esimese astme ettekavatsetud mõrvas. Selle juhtumi prokurörid on öelnud, et kavatsevad taotleda surmanuhtlust. Nüüd on tekkinud küsimused. Miks võttis õiguskaitseorganitel nii kaua aega mõista, et Fletcher tapeti Tampas? Ma tahan, et sa vaataksid seda eelvangistuse dokumenti, mille me leidsime. Ja siin on kirjas, et samal päeval, kui Fletcher tapeti, helistati tema telefonilt väidetavalt hädaabinumbrile 911 umbes kell 12:40 pärastlõunal. Ja prokurörid ütlevad, et kui nad seda kõret kuulasid, mida pole veel avalikkusele avaldatud, siis väidavad prokurörid, et sellelt kõnelt on kuulda tulistamist ja siis katkeb kõne. Seejärel helistab häirekeskus sellele telefoninumbrile tagasi ja prokuröride sõnul vastab telefonile naine. Ja see naine ütles häirekeskusele, et siin pole mingit probleemi. Ta lihtsalt tegi trenni ja pole vaja politseinikku kohale saata. Ja politsei tühistas seejärel väljakutse ning nad ei leidnud Fletcherit enne, kui Avalon järgmisel päeval arreteeriti. Ja alles pärast seda, kui ta väidetavalt tappis teises maakonnas veel ühe mehe. Nüüd küsis Tampa politseilt selle kohta kohalik telejaam 10 News Tampas. Ja Tampa politsei toetab oma häirekeskuse töötajat. Nad ütlevad, et häirekeskuse töötaja ei saanud aru, et midagi oleks valesti ning nad järgisid protokolli. Manatee maakonna juhtumis on Avalonile esitatud süüdistus teise astme mõrvas tulirelvaga. See süüdistus ei võimalda surmanuhtlust. Kuid taas, Tampa prokurörid Hillsborough maakond taotlevad Susan Avaloni suhtes surmanuhtlust.
Need juhtumid on endiselt eraldi. On selge, et Susan Avalonil ja 2 mehel, keda ta väidetavalt tappis, on aastatepikkune seos. Nii et peab küsima, kas oli mingeid ohumärke? Midagi, mis võiks viidata sellele, et see naine väidetavalt tahtis pöörduda vägivalla poole ja teeks seda nii hirmutaval moel, keset päeva, keset nädalat. See on see, mida me tema sotsiaalmeedias leidsime. Uurisime natuke ja vaatasime Susan Avaloni avalikke Facebooki postitusi ning ta oli aktiivne. Ja kuigi need postitused ei kuulu ametliku politsei uurimise alla, näivad need paljastavat inimest, kes maadleb sügava viha, reetmise ja sooviga alustada uuesti. Nii et postitused, mille me leidsime, ulatuvad mitme aasta taha. 2020 aasta juulis selgus, et Susan Avalon näis otsivat lahuselu. 8. juulil postitas ta Facebooki gruppi järgmise tsitaadi. Palun soovitage head lahutusadvokaati. Kohtunik on mulle juba andnud alalise lähenemiskeelu kaitseks perevägivalla eest. Nüüd, alaline lähenemiskeeld kaitseks perevägivalla eest, mis tähendab koduvägivalda. Nii et vaid mõned päevad pärast seda, 13. juulil 2020, näib, et Susan keskendub nüüd oma nimele. Ta postitas veel ühe küsimuse, otsides nõu, mida kohtud lubaksid. Tsitaat. Mida kohtud lubasid teil oma nimeks muuta? Ma tahaksin lihtsalt oma perekonnanime täielikult ära jätta ja kasutada ainult oma ees ja teist nime. Kui nad seda ei luba, siis uus perekonnanimi, mille ma ise valin, või isegi eelmine abielunimi. Nüüd liigume ajas veidi edasi. 5. oktoober 2025. Umbes 2 kuud enne tulistamist postitas ta kibeda mutiskluse reetmise kohta ja seekord teisele kontole. Ta ütles, tsiteerin. See on tõesti hämmastav, kuidas sa võid kellelegi kõik anda ja teha tema heaks asju, mida keegi teine tema jaoks kunagi ei teeks. Ja siis pööravad nad sulle selja, löövad sind kõhtu ja torkavad noa selga. Kui mina kaitsen sind, peaksid või sina mind kaitsma. Ja kui sa seda ei tee, siis ühel päeval näed, kuidas mina lahkun just siis, kui sa mõistad, mis sul oli. See on küll muljetavaldav, aga võib-olla kõige muljetavaldavam ja ausalt öeldes kõhedust tekitavam postitus, mille me leidsime. See ei ole staatusuuendus lahutusest või reetmisest. Tegemist on hoopis originaalluulega, mille ta avalikult jagas. Ja luuletuse pealkiri on Põrgu eest tuleb maksta. Ja selles kirjeldab ta lapsepõlve kohtumist kuraadiga, kes ütleb talle, et maailm kuulub temale. Ja luuletus käsitleb valikut lihtsa, kompromissidega elu ja raske, õiglase elu vahel. See on katkend sellest luuletusest, mille kirjutas väidetavalt Susan Avalon. Ma olen näinud kuraadi nägu. Ta ütles, et ta ei jäta mind kunagi rahule. Ma ei oleks kunagi üksi. On lihtsam lihtsalt alla anda ja lasta kuraadil oma tahtmist saada. Ning su elu maa peal saab olema lihtne, kuid selle eest tuleb põrgus maksta. Jällegi, me tahame lihtsalt märkida, et õiguskaitseorganid ei ole öelnud, et need postitused oleksid otsesed motiivitööndid selles juhtumis. Ning need ei ole ametlikult osa kriminaaluurimise toimikust. Ja õiguskaitseorganid ei ole avalikult öelnud, mis nende arvates oli Susan Avaloni motiiv nende 2 mehe väidetavaks tapmiseks. Ega miks ta valis just selle päeva ja selle aja, et selline väidetavalt hirmutav kuritegu toime panna. Mis puudutab tema järgmist kohtusse ilmumise aega, siis need kohtuasjad liiguvad endiselt edasi. Hillsborough maakonna kohtuasjas taotletakse surmanuhtlust. Tal on menetlusseisu arutelu 9. juulil. Manatee maakonnas peab ta uuesti kohtusse ilmuma asja juhtimise arutelule. Selle arutelu kuupäev on 30. juuli. Üheski kohtuasjas ei ole kohtuprotsessi kuupäevi veel määratud. See oli kõik saatest On the Case, mida esitab Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's ning nüüd oleme ka Peacockis. Minu nimi on Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.